Tõenäoliselt lühidalt öeldes TSK töötajad suruti SBU poolt tõenäoliselt näoga vastu maad. TSK-lased töötavad, tublid poisid, õigesti, näed, kutt jooksis jälle maja. Need kaadrid, mis on täna Odessas filmitud, levisid kiiresti Ukraina sotsiaalmeedias ja tekitasid ukrainlaste seas vastakaid reaktsioone. Tunnistajate sõnul viivad videos SBU töötajad läbi üsna jõulise TSK töötajate kinnipidamise Odessa tänavatel. Odessa regionaalne väljaanne Dumskaja teatab, et operatsiooni viisid läbi Kordi eriüksus ja SBU sisejulgeoleku töötajad. Väljaande mitteametliku teabe kohaselt võeti TSK töötajad kinni väidetava $50,000 suuruse altkäemaksu eest. Vastuseks kinnitas Odessa oblast TSK sõjaväekomissariaadi sõjaväelaste kinnipidamist ja kutsus üles mitte kiirustama järeldustega ega levitama kontrollimata infot, öeldes, et las uurimine selgitab kõik välja. Hiljem teatasid Ukraina relvajõudude maaväed, et nad on kõrvaldanud võtmeisikud ametikohustuste täitmisest. Oblasti TSK ja rajooni TSK juhid, kust need töötajad pärit olid. Aga arutame nüüd, mis tegelikult juhtus ja millised versioonid, rõhutan versioonid, praegu välja on toodud. Minu nimi on Aleksei Betši ja arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele saatele like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Subtiitrid on esitanud Kordagentuuri kogukond. Betši Newsi link on selle video kirjelduses. Odessa oblast, TSK ja SB reageerisid ühe linna rajooni sõjaväekomissariaadi sõjaväelaste kinnipidamisele, mis toimus tänapäeval. Seal kinnitati sõjaväelaste kinnipidamise fakti õiguskaitseorganite poolt ning märgiti, et juhtkond tagab täieliku koostöö uurimisega kõigi asjaolude selgitamiseks. Edasi toon tsitaadi Odessa oblast TSK avaldusest. Meie seisukoht jääb muutumatuks, oleme huvitatud täielikust läbipaistvusest ja objektiivsest uurimisest. Meie prioriteet on struktuuri süsteemne puhastamine isikutest, kes diskrediteerivad teenistust. TCK kutsus samuti avalikkust ja meediat üles hoiduma ennatlikest hinnangutest selle video kirjeldamisel. Samal ajal kinnitas asutus, et Odessa oblasti TCK ja SB töötab tavarežiimis. Nii reageeris Odessa oblasti TCK nendele videotele, mis täna lihtsalt üle ujutasid võrgu. Ja nendel on näha, kuidas SBU töötajad koos kordüksusega viivad läbi. Арест людей в форме, похоже... Selle video viitel. Ja nagu hiljem kirjutas kohalik Odessa väljaanne Dumska, saatis tänasel päeval Pehhi tänavatel tagaajamine ja tulistamine.
operatsiooni viisid läbi eriüksus Kord ja SBU sisejulgeoleku töötajad. Mitteametliku Vene väljaande info kohaselt võeti PEHhi News väidetavalt altkäemaksu eest kinni. Üks neist jõudis põgeneda, kuid ta peeti kinni Odessa raadioturul. Meedia andmetel leiti TCK kinnipidamisel pesapallikurikad, rusikaraud, raha ja registreerimata tulirelvad. Enne seda korraldasid sõjaväekomissarid 2 mikrobussiga omavahelise arve deklaarimise Mihhailovskaja väljakul. Tumska allikate andmetel olid kinni peetud Eksperesovski rajooni TCK töötajad. Nad tirisid jõuga bussi selle video kirjelduses. Lahinguveteranilt ähvardasid nad teda relvaga ja väidetavalt nõudsid temalt $30,000. Väljaande Tumska andmetel pöördus mees, kellelt üritati raha välja pressida eelnevalt Ukraina julgeolekuteenistuse poole. Varem oli ta juba kinni peetud SAD viide ihkele. Vaatamata esitatud dokumentidele, sealhulgas lahingutegevuses osaleja tunnistusele, jätkati tema survestamist ja öeldi, et ta võetakse niikuinii kaasa. Selle video kirjelduses Tumska andmetel avaldati talle väidetavalt survet. Siis teeskles see mees, endine sõjaväelane, et on nõus andma territoriaalse värbamiskeskuse töötajatele $30,000, kuid enne seda võttis ühendust SBU-ga ja hoiatas, et toimub raha üleandmine. Pärast seda algas Kordi ja SBU erioperatsioon. Vähemalt nii teatab praegu Tumska. Samal ajal, tsiteerin, väidab veel üks Tumska allikas, viide Newsile on selle video kirjelduses. Töötas koos politseiga suurte klientide kallal. Veidi hiljem ilmus Ukraina julgeolekuteenistuse ametlik kommentaar TCK töötajate kinnipidamise kohta Odessas, kes röövisid inimesi ja nõudsid neilt raha. Teatatakse, et 5-liikmeline grupp, kuhu kuulus 4 TCK töötajat, tiris jõuga mehi teenistus mikrobussidesse ja nõudis neilt raha, ähvardades muidu saata nad rindele ründerühmadesse. Nad tabati teolt järgmise inimese röövimise ajal. Temalt nõuti $30,000. SBU teatel valmistatakse kurjategijatele ette kahtlustus. Neid ähvardab kuni 12 aastat vangistust. Selle video link. Samuti Tumska andmetel lisaks Peresovski RTSK töötajatele täna lasti maha veel üks inimene. Link sellele on selle video kirjelduses. Link PEHhi Newsile on PEHhi kanali kirjelduses selle video juures. Позже в командовании сухопутных сил Ukraina relvajõud teatasid, et Odessa oblasti ja Peresõpi rajooni TCK juhid on suure skandaali tõttu uurimise ajaks oma kohustustest kõrvaldatud. Teenistusliku uurimise viib läbi sõjaväe korrakaitseteenistus ning seal rõhutati, et nad teevad õiguskaitseorganitega igakülgset koostööd. Nüüd tuuakse ka Ukraina maavägede tsitaat. Seoses Ukraina julgeolekuteenistuse sisejulgeoleku osakonna töötajate poolt teavitusrühmade sõjaväelaste kinnipidamisega on alustatud teenistuslikku uurimist. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ehk siis Aleksandr Sõrski otsusega on Odessa oblasti territoriaalse komplekteerimis- ja sotsiaaltoetuskeskuse juhataja ning Peresõpi rajooni TCK ja ST juhataja kõrvaldatud teenistuskohustuste täitmisest. Samuti on Ukraina relvajõudude sõjaväelise korrakaitseteenistuse peavalitsuse juhatajale antud ülesanne viia läbi teenistuslik uurimine antud juhtumi osas. Rõhutame, et igasugused seaduse rikkumised, ametivõimu kuritarvitamine või ebaseaduslikud tegevused on lubamatud ja peavad saama vastava õigusliku hinnangu. Siin teen pausi. Sõbrad, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse, kuid tahan kohe pöörduda pesemata metsikute venelaste poole, Ukraina vastu agressorite poole, kes tulevad selle video alla kommentaare kirjutama ja hakkavad midagi kirjutama. Teile pesemata venelased ei ole siin kohta. Kõik teie räpased sõnad kustutatakse ja teid blokeeritakse. Seetõttu on see suurepärane filter, mis puhastab YouTube'i kanalis sellistest venelastest, kes tulevad minu YouTube'i kanalile midagi kirjutama. Seega ärge isegi proovige, aga kui proovite, siis olge valmis, et teid blokeeritakse igaveseks. Adekaatsetele vaatajatele lisan, et tellige kanal, kirjutage oma kommentaare ja pange like. Ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.